Minu nimi on Kaia Tammekänd ja mina olen Uuskasutuskeskusest ja olen Uuskasutuskeskuse teenindusmentor või siis külalislahkuse mentor ja tegelen siis just teenindusteemadega, aga ka inimsuhete, omavahelise suhtluse, kommunikatsiooni ja enesearengu teemadega. Olime siin just oma juhatajatele kokku kutsumas ühte ägedat koolituspäeva. Valisime ka Kristina Tamme imago teemalise koolituse, tulemuslikud ja konfliktivabad suhtlemisstrateegiad ja eesmärk just tegelikult väga hästi selle pealkirjaga kokku lähebki, kuna me ka Uuskasutuskeskuse tegevjuhi Katriin Jüriskaga kahekesi väga intensiivselt koos selles ürituse kokkupanemises osalesime ja omavahel arutasime, et mida teha ja keda kutsuda. Et siis, kuna me mõlemad oleme tegelikult ka varem imago dialoog või imago meetodiga kokku puutunud ja see on ennast hästi palju toetanud ja mõjutanud, et siis tundus see ka olevat selline väga hea tehnika, väga hea põhi, mida justkui oma ettevõttesse ka kaasa tuua, just oma ettevõtte juhatajatele, kes on siis tegelikult ühtekokku, ütleme siis niimoodi, et 50 inimest. Meil on 17 poodi, igal pool on juhataja, igal poel on asejuhataja ja siis meil on ka terve juhtivtiim, et siis selline 50-pealine juhtiv seltskond. Eesmärk ju tegelikult on alati parandada suhtlust ja kommunikatsiooni ja Katriin minu jaoks on väga lahedalt sellise lause välja toonud, et meil ei ole mitte ühtegi teist probleemi peale kommunikatsiooniprobleemide ja täiega kirjutan sellele alla, sellepärast et kõikidest asjadest tegelikult läbi rääkimise on võimalik välja tulla, aga kui meil ei ole selliseid toetavaid ja õigeid tehnikaid, ühist sõnavara, millele siis taanduda või millest lähtuda, siis igaüks proovib seda vastavalt oma oskustele, vastavalt oma kogemustele, vastavalt sellele, mis ta täna kõige paremini oskab ja kuna see on meil kõigil väga erinev, siis need tulemused on ka väga erinevad, mõned neist töötavad väga hästi, aga suuremalt jaolt ikkagi on inimesed omavahel kas segaduses või konfliktis, nad ei saa aru, nad ei julge ennast avada, nad ei mõista teist inimest ja siis sellest tegelikult puudub selline harmoonia. Ja üks põhjus, miks me selle koolituse siis enda ettevõttesse sisse ostsime, oligi see, et tegelikult luua sellist ühtset ühendust, et luua inimeste vahel ühendust, mõistmist ja anda neile tegelikult päriselt sellised ära testitud meetodid, tehnikad, taktikad, strateegiad kätte, millele nad saavad siis edaspidi baseeruda või mille alusel siis oma suhtlemisoskust liifida. Need kõige suuremad ahaad sellelt koolituselt või justkui see kõige suurem väärtus, mida ma väga kiiresti tegelikult nägema hakkasin. Täna me kohtume 4 kuud pärast seda koolitust ja need erinevad sellised ahaad, kingitused on tulnudki justkui järk-järgult ja etapiti. Et esimesed asjad, mida ma hakkasin juba kohapeal märkama, oli see, et kuigi see oli inimestele ikkagi selline ebamugav, sest see eristus väga sellest, kuidas nad on harjunud igapäevaselt omavahel vestlema, siis tegelikult see ebamugavus ikkagi lükkas neid sellistesse kohtadesse, kus nad ei ole mitte kunagi varem vaadanud, tutvustas neile mingisuguseid võimalusi, kuidas teineteisega tegelikult üldse rääkida, millest rääkida, kuidas teineteist avada. Nii et esimesed kingitused ikkagi hakkasid selle poole päeva pealt juba vupsama, et kui esimene pool päeva oli pigem selline veidi pingeline, ruumis oli ärevust tunda, minul kui nii-öelda ühe tellijana siis ettevõtte poole pealt oli ka ikkagi korra ärevus sees, et et mis nüüd toimuma hakkab või kas üldse midagi toimuma hakkab, et ruum oli veidi selline pinev, siis kuidagi poole pealt, siis kui me olime ikkagi nende praktiliste harjutuste juurde juba jõudnud ja inimesed hakkasid neid dialoogi omavahel harjutama, et teooria osaleja oli siis järgnenud praktiline pool ja nad olid juba mõned nendest harjutustest teinud, siis tegelikult ühel hetkel läks ruum kuidagi kergeks ja endal läks olemine kohe eriti heaks, et siit hakkab nüüd midagi tulema. Et tore oli kogeda seda, kuidas inimesed päriselt teineteist hakkasid nägema ja märkama ja kuulma ja kuidas nad selle juba koolituse jooksul välja tõid ja kuidas mõned sellised täiesti ootamatud jagamised tekkisid sinna ruumi just nende inimeste poolt, kelle puhul võib-olla on sellist omavahelises suhtluses võib-olla väljakutseid olnud, mitte võib-olla, aga on olnud väljakutseid, et nende poolt hakkasid juba esimesed jagamised tulema, et siis ütleme niimoodi, et terve see päev vaikselt niimoodi avardus ja näitas, kuidas need strateegiad siis päriselt justkui inimesteni jõudsid ja kuidas nad neid hakkasid kasutama.
ja mis see nendega päriselt tegi. Et üks kõige suurem väärtus, mida ma tegelikult näen selles, on see, et sellel hetkel me 50 olime kõik ühises infoväljas. Me tutvusime nii-öelda ühe informatsiooniga, me saime kõik kaasa selle sõnavara, et see sõnavara on ka tegelikult väga oluline just enda mingite seisundite, olukordade kirjeldamisel, et kas ma pean väga pikalt ümber nurga käima või ma saan ühe, kahe, kolme märksõnaga tegelikult tuua kogu selle teadmise korraga sellesse vestlusse, sellesse ruumi ja sealt läheb edasi palju lihtsamini. Ja no tegelikult neid selliseid kingitusi on ikkagi tulnud siit järgemööda, et on erinevad inimesed, kes siis pärast koolitust ka on omavahel neid südamest südamesse vestluseid või siis ühendust loovaid vestluseid ikkagi pidanud ja väga toredaid tulemusi sealt saavutanud, et juhatajad ja asejuhatajad omavahel. Ja just see üks tore väljakutse ka, mille Kristina meile koolitused kaasa andis, oli siis see nullnegatiivsuse väljakutse, et kuidas siis 30 päeva järjest keskenduda sellele, et hoida oma tähelepanu positiivsel ja just tõmmata ta siis negatiivsuselt ära. Et kõik, mis puudutab kriitikat ja halvasti ütlemist ja kõik see, mida teised inimesed tunnevad, et see läheb neile pihta ja ka igasugune tühi asjade pärast virisemine, et siis sellest hoiduda. Kui ma nüüd mõtlen sellele, et millised ettevõtted võiksid sellist koolitust üldse vajada, siis ühtpidi tundub, et iga ettevõte, sellepärast et ettevõtlus on inimeste koostöö, koostöö baseerub suhtlusele, kommunikatsioonile ja lihtsalt kõik asjad on nii palju täpsemad, selgemad, efektiivsemad, kiiremad, aga ka positiivsemad, meeldivamad, hoitumad, kui me oskame teineteisega päriselt kõneleda niimoodi, et me kuulame teineteist, me saame aru, kus teine inimene asub, me saame aru, mida ta tahab selle sõnumiga edastada, eristada ka seda, et kas tegemist on sellise emotsionaalse sõnumiga ja siis püüda see emotsioon kõrvale panna, vaadata, mis informatsioon seal tegelikult taga on, et mis on see, mis ma peaksin kätte saama, suuta inimest teinekord ka ära kuulata niimoodi, et tema saaks oma emotsiooni maha. Kõik need, kes suhtlevad klientidega, kõik vajaksid seda koolitust ja seda teadmist, kuidas omavahel päriselt kasutada selliseid strateegiaid teadlikult, et selliseid ühenduses vestluseid hoida, mida teha siis, kui ühendus katkeb ja kuidas ennast väljendada ja kuidas teistest paremini aru saada, et selles mõttes koonduvad sinna alles kõik inimesed. Kui sina oled nüüd keegi, kes sa vaatad siin seda tagasisidet ja mõtled just, et kas võtta enda ettevõttesse see koolitus või mitte ja võib-olla sa koged mingit kahtlust või mingit teadmatust, ei tea, mille ajal otsustada. Me siiski valisime selle, sest kuidagi tekkis ka usaldus hästi Kristina osas, et ta teab seda teemat läbi ja lõhki ja see on ikkagi aastaid ära testitud meetod, strateegiad, neid koolitusi on aastaid tehtud ja kui ta ei oleks ettevõtetele mõeldud, siis ei tehtaks ju ettevõtete koolitust ja järelikult, kui seda tehakse, siis ka väga läbimõeldult just selles osas, et kuidas hoida seda balanssi väga peenelt, et jõuaks täpselt selle olulise kihini niimoodi, et need inimesed avanevad, et nad hakkavad märkama midagi, mis on eristuv, mis on uus, et nad märkaksid endas midagi, mida nad ei ole varem märganud, et nad justkui nagu õrnalt saaksid pihta või teada, et kuidas need olukorrad omavahel üldse seotud on, kuidas kolleegi lause mind käivitab ja miks ta mind üldse käivitab. Et need inimesed sellel koolitusel saavad tegelikult kogeda midagi, mis on nende jaoks kindlasti uus ja eristuv. See võib neile kindlasti ebamugav olla, aga see ei tähenda seda, et ebamugav on halb, sest et ebamugavusest alati toimub kasvamine ja mul tekkis turvatunne, märgatud tunne, mõistmise tunne, et need strateegiad, see lause, ehitus, kõik see tehnika, see lihtsalt nagu töötab iseenesest. Ja mina lihtsalt tahaks öelda, et see kindlasti igasse meeskonda toob mingisuguse uue teadlikkuse, toob väärtusliku uue sõnavara ja loob sellise uutmoodi kogemuse. Ja ma tahaks tegelikult öelda, et ma arvan, et need juhid või need inimesed, kes oma organisatsioonidesse ja meeskondadesse selle koolituse sisse võtavad, nad tegelikult sellised ekstra julged, et tuua midagi nii väärtuslikku oma inimesteni